Tere tulemast Võrkturunduse lehele. Minu nimi on Kristjan Kiis. Täna räägin ma sellest, mis juhtub siis, kui loobuda. Mis juhtub siis, kui alla anda. Ehk et paljud inimesed panevad hästi palju oma aega oma ärisse, tegutsevad ja siis loobuvad. Ja kui pärast mõelda, siis tegelikult see kahetsus, see kaalub tonne. Kui see, et võiks teha ja see distsipliin, mis kaalub tegelikult ainult kilosid. Kõige lihtsam viis võrkturundusäris ebaõnnestuda on loobuda. Kui sa jätkad tegevust, samm-sammult, oled püsiv ja järjepõdev, siis sa saavutad edu. Tähtis on teekonnal areneda, õppida ja mitte alla anda. Tegutseda kogu aeg edasi, ükskõik milline ilm ka ei oleks. Ükskõik, kuidas see väline tegur sind ei mõjutaks. Tähtis on liikuda edasi. Kogu aeg soovitud suunal. Mõtle, kas sina oled valmis? Hiljem, aastaid hiljem tagasi vaatama ja mõtlema, mis siis oleks, kui ma oleks edasi liikunud. Kui inimesed, kes on teinud tööd, investeerinud oma aega ja on loobunud, siis mis on see loobumise hind? Ma olen näinud paljusi juhtusi, kus nende meeskonnas on täna teemantid ja kõrgemad tasemed, kuid neid ei ole enam. Kui nad oleks vastu pidanud, edasi liikunud, siis nad oleks saavutanud. Nad oleks olnud edukad, kuid nad loobusid. Inimesed, kes on jõudnud teemant tasemele ja on loobunud, välist keskkonda muuta on väga raske. Öelda, lumi, ära saja, kevad, kus sa oled. Kuid sisemused, me saame olla tugevad, me saame olla rõõmsad, me saame minna olenemata sellele edasi, mis on välised tingimused. Nii et mõtle, mis on see, mis paneb sind tegutsema, mitte loobuma. Järgmises videos räägin ma sellest, kuidas anda kuuma, kuidas minna tugevalt ja kiiremini edasi. Minu soov sulle on, et ka sina sooviksid saada professionaalseks võrkturundajaks, sest et meil on parem tulevik. Nüüd lähme ja räägime sellest tervele maailmale. Mina tänan!